Tere laupäeva ja tere tulemast Vana Paugu põrgu kööki. Mehed, jaanipäev ei ole enam kaugel. Ja liha kärsatamise ja vorsti keeramise kõrvale mõtlesin sellist varianti, juhul kui peaks sadama ja kõvasti sadama. Et siis, mis sa see vett täis grilli juures ikka istud seal vihmavarju all. Et ma pakuks jaanipäevaks ühe erilise sellise värgi, nagu ma panin talle nimeks jänese õudusunenägu. Teatavasti jänes on taimetoitlane ja et jänes õpetada liha sööma, tuleb teda tasapisi harjutada. Aga mõtle, kui jänes hakkab liha sööma, kui suureks ta kasvab. Iirimaal on väga pisikesed jänesed, need on nagu pool kassi, aga Eesti jänest ma tean, on hästi kõrgete jalgadega nagu kaamelid. Et kui ta veel liha ka selga kasvatab, siis on ikka väga tõsine värk. Jõululaua peal on, jänes oleks nagu terve siga. Et pakun sellise võimaluse, et ma teen värske kapsa porgandi kotletid või lihapallid, kuhu sisse on siis peidetud liha. Ja see on nüüd selline asi, et mul on hästi peenikeseks riivitud värske kapsas ja hakkliha sisse on mul ära segatud siin. Hakkliha panin eile õhtul maitsestama, et ta seisiks mul öö otsa ja hästi maitsed segunevad siis, ega ma ei ole kõige targem, ma lihtsalt ise, mis ma olen katsetanud. Kui eelmine õhtu panna, keeta natukene vett ja kuuma veega panna mingi väikse anuma sisse need maitseained, mis sa sinna paned, siis ürdid ja soo muidugi seal ära lahustada. Sest natukene peab hakklihale ikkagi vett panema, et ta ei oleks siuke kuiv ja tenaline, et ta oleks siuke plaaster, siuke vedel kleepuv ja hoiab hästi vormi. Ja siis segada too sinna sisse õhtul ja jätta ööseks seisma. Ja siis on mul siin juba porgand on ära riivitud siin hakkliha sees, hakitud sibul, till ja petersel. Ja see hakkliha näeb siis selline välja ja nüüd ma panen siia, segan siis selle hästi peeneks riivitud värske kapsa ka sisse. Ja siis vaatame selle värgiga, kuidas ta vormi hoiab. Ja ma tahan siis, nii, nendest voolida sellised pallid või kotletid, kuidas kellelegi meeldib ütelda, kuulid, jänese petmiseks. Ja siis paneme need ühesõnaga, nad auduvad tomatimahlas. Tomatimahla ma segan hiljem kokku, näitan, kuidas too värk käib. Aga see värk on nüüd nii. Sellist võtame sellise klaasist ahjuvormi ja proovime teha neid ühe suurused, siis nad valmivad ühel ajal ühtemoodi. Sellised keskmiselt, kotleti, ta ei ole kotlet, ta on ikkagi nagu lihapall. Selline keskmiselt suurem kuul. Vaat lihapall, lihakuul, korvpall on pall. Ja need paneme siis siia niimoodi, mul peaks saama 6 tükki, kohe kakras karva pealt. Aeg on muidugi kõigil kiire, praegu sebimist on hulga enne jaanipäeva, aga nagu ma ütlesin, et ilma ei saa uskuda, Iirimaa ilma eriti, siin võib olla, ütleme oktoobri lõpus, novembris võib olla ühes päevas 4 aastaaega. Et alates seal hästi soojast ja mõne tunni pärast sajab lund, et iial ei tea. Nii, 2 veel. Ja see värk läheb siis ahju. 190 kraadi Celsiust ja on niimoodi, et 45 minutit, 35 minutit hoiame fooliumi all seda värki
ja siis võtame korraks välja, võtame fooliumi ära ja 10 minutit hoiame veel ilma fooliumita. Nii, see tuli tehtud. Nüüd tuleb see kastmelugu. Vaata, siin on mul vesi ja siia on hakitud küüslauk siia sisse. Natukene läheb siia nüüd soola. Mitte väga palju läheb siia soola. Noh, ma panen siia niimoodi ilma kuhjata teelusikatäie. Siis on parem näha. Nii, ilma kuhjata. Siis läheb siia natukene Provençali. Noh, purk on küll Eesti oma, pitsamaitseni purk, aga Provençali ürte, noh, mitte väga palju. Ja siis on veel üks värk, on tšilihelbed. Neid tuleb panna ettevaatlikult. Ma panen niimoodi näpuga, noh, puistan vähekene. Ja siis vaadake poest kvaliteetset tomatipastat ja see tomatipasta läheb siis siit tagant otsa või eest otsa. Tähtis on see, et see vedelik ei oleks väga paks ja tummine, siis ta hakkab kõrbema. Ja selle siis segame nüüd ära. Ahah, paned tähele, sa vaata, missuguse randme liigutusega ma segan. See on väga oluline, sest segad ikka päripäeva. Vastupäeva segad siis, ta ei saa aru, kuhu poole ta peab nüüd segunema. Okei. Ja see läheb nüüd, selle valame siia peale. Niimoodi, et nad on poolenisti, on siin kastme sees. Vaat. Selline värk. Ja see läheb siis ahju 190 kraadi, 45 minutit, 35 minutit fooliumi all ja 10 minutit ilma fooliumita. Ja keedukartul, siia kõrvale värske keedukartul, ma kujutan ette, ega ta nüüd saast lõkist väga kehvem ei ole. Ja 6 inimesele ega üldiselt jaanipäeval eriti palju süüa ei tohi, sellepärast et ma mäletan omal ajal söömine ja viina võtmine kokku ei sobinud. Viina läheb palju. Head jaanipäevadele kõigile. Ja kaugel see jõulgi enam. Kõige paremat.